Nii, nüüd ma saan ka rääkida sellest, millest ma tegelikult pidingi rääkima. Teine väike selline tehisintellekti teema, mida me oleme rahvusvaheliselt katsetanud siin viimasel ajal, on fotode peal. Oleme fotode peal proovinud nii objektide kui näotuvastust. Esmalt siis kohe nagu nii-öelda raamistuseks ära öelda, et see tegelikult mõlemad asjad on meil ühe programmeerija Priit Parise oma initsiatiiv, mida ta siis nagu sellise muu töö kõrvalt siis vaikselt hakkas katsetama ja näppima. Kasutas ta selleks tasuta kättesaadavaid valmis treenitud mudeleid, midagi ise me siin ei treeninud oma materjali peal, lihtsalt põhimõtteliselt vaatasime, et nii-öelda lihtsalt kättesaadavad mudelid, mis tulemusena meie materjali peal annaksid. Ja kui me juba selle ära tegime, siis mõtlesime, et teeme ka mõlemad asjad kõigile meie kasutajatele nii-öelda kättesaadavaks, et siis saavad rohkemad inimesed arvata, et mis selle töö tulemus siis on ja kuidas sellega edasi võiks minna. Nii, kõigepealt siis objektituvastus. Mina seda tehisintellekti tehnilist poolt ei hakka üldse väitmagi, et ma sellest midagi väga mõistaks, aga samas ka meie programmeerija ütles, et ega tema ka väga hästi ei mõista, ta kasutaski lihtsalt valmisolevat kraami. Aga nii palju ta mind targemaks tegi, et siis nagu selle objektituvastuse puhul oleme kasutanud YOLO ehk Ioni Look-Once algoritmiga treenitud mudelit, mis on siis treenitud COCO ehk Common Objects in Context andmete peal. See on COCO on põhimõtteliselt Microsofti selline mingi 330 000 foto suurune kogu, kus on siis ära märgitud 80 tavapärast objekti ja siis nagu seda andmekogu koos selle märgendusega saab siis nagu kasutada, et oma mudelit selle peal treenida ja neid objekte siis tuvastama. Ja siis nagu ühte sellist valmis treenitud mudelit me kasutasime. Mis selle YOLO väärtus on ühelt see, et on väga kiire. Et põhimõtteliselt on teda võimalik rakendada reaalajas videote peal, ta peaks vist kuni mingi 50 kaadrit kätte saama või jõudma sekundis jõudma, eks ju, niimoodi läbi töödelda. Mis need objektid meil siis nüüd on? Näete neid siin. Siin on sellist mingit loomi ja toitu ja tehnoloogiat ja selliseid koduseid esemeid, suhteliselt kirju seltskond. Selle me siis lasime kogu meie Fotise fotode peale tuvastama ja see on siis ka Fotises kõigile kättesaadav, siin on näha arvuti poolt tuvastatud objektid, ka see avalehe lihtotsing tegelikult otsib ka nende järgi. Mida selle kvaliteedi kohta siis öelda saab, on esmalt lihtsalt juba puht see, et tegelikult selle kui vaadata seda objektide nimekirja, siis sealt paistab juba nagu nii selline ajaline kui ruumiline, nagu ajalised kui ruumilised piirid paistavad läbi. Esiteks see, et seda on ikkagi treenitud kaasaegselt fotode peal. Kui sul on juba igast sellist tehnoloogiat nagu mobiiltelefonid ja klaviatuurid ja föönid siin, eks ju. Mis ajaloolise foto peal paratamatult toob kaasa huumorit. Et selline foto, kus siin keegi neiu trükimasina taga istub, mis ei saa muud olla kui selle arvuti, eks ju. Või siin põllumajandusnäitusel tutvustatakse seda hobuse kapja, mingit selle mudelit. Enesest mõistab, et keegi on krihvliga mobiiltelefoni kallal. Teine kallutatus, see ruumiline on siis nagu väga selgelt sellise lääne või siis põhimõtteliselt sellise USA nähtuste maailma, üks neid oli veel auto, et põhimõtteliselt kui selline 30 fotolt ta veel autona siin saab kätte, kuigi siin tagapool ta ei leidnud seda, siis paar kümnendit tagasi minna, siin ta tegelikult seda autot enam ei tuvasta. Ja oligi nagu nende fotode puhul oli järjepidavalt see, kas ta autot ei tuvastanud või kuna see on tagant suurenev, siis oli tema jaoks veaauto. Teiseks siis see ruumiline komponent, hot dog, pesapalli kurikas, eks ju, kui palju sa Eesti mäluasutuse fotokogu pealt sellist asju leiad. Kindlasti leiab mingit välis-Eesti kogudest ja nii edasi, et kindlasti natuke tuleb. Aga selles mõttes, ja ütleme nii, et meil taga leidis neid. Täiesti kenasti on surfiv inimene olemas, mis esimesel pilgul petab ka iseenda ära. Või näiteks
noh, palju meil on pilte nüüd sõõrikutest, vaatasin, et okei, sõõrikuid endid nagu väga ei leiab kenasti erinevaid teisi küpsetisi ja peale selle ka kartuleid. Et selles mõttes jah, et siin seda sellist nagu tuju tõstjana töötab ta hetkel väga hästi. Aga noh, samas tuleb ikkagi öelda, et tal on ka reaalne väärtus juba olemas. Et noh, selles mõttes siin on näiteks foto, mis on kirjeldatud kui luuletaja Alexander Müller, aga väga suurelt on ju pildi peal ka kass, kes praeguseni ei olnud fotisest leitav. Või noh, näiteks siin pilt Auru vedurist, noh, esiplaanil on, eks ju, sul ju tegelikult jalgratas, mis võiks ka väga paljust inimesi huvitada, siiani polnud ka leitav, noh, lisaks tegelikult veel see, kuna ta selle veduri tuvastas siin taga rongina, siis nagu nüüd seda otsides rong, sa selle pildi leiad ka üles, eks, et natuke sünonüümi teemat, et selle kaudu ta varem poleks välja tulnud. Et noh, jah, sellist möödapanemist ja nalja on siin palju, aga noh, ikkagi loodaks, et on kasutajaid ka, kellele praegu juba sellest tulemusest on täitsa kasu olemas. Nüüd teine asi, mis me tegime, on näotuvastus, mis esimeses etapis põhimõtteliselt oligi see, mida on siin ka näiteks eelmise foto peal näha, et lisaks nendele 80 objektile eraldi mudeliga või me lasime veel ka tuvastada fotodelt inimeste näod. See oli ka jälle selle Jooni Lukans algoritmiga treenitud. No sealt edasi, põhimõtteliselt selline suhtstandardne pole ka nagu otseselt midagi väga originaalset, eks ju, et suhtstandardne selline näotuvastus, et lasime siis nagu mingi mudeli abil nende kõikide nende fotisest leitud nägude pealt tuvastada mingid kindlad punktid, mis on siis mingi nina, silmad, suu või mis ta täpselt nagu seal siis vaatab. Ja tegime selle otsa ühe väikse rakenduse nimega Ilme, mis siis aitab või võimaldab inimestele otsida enda poolt üles laetud foto peal leiduvate isikutele meie fotisest leiduvatelt fotodelt kõige sarnasemad. Täna on ka, kuna pressiteade läks täna hommikul välja, siis on ka siin selle esmaesitlusega tegemist täna. Nii et olete kõik kohe kutsutud katsetama. Avaleht näeb siis välja selline. Suhteliselt lihtne, meil oli võimalus, parasjagu oli üks kutsekooli praktikant majas, kes siis meile selle kujunduse tegi. Ja arhiivile sobivalt mängime jällegi esivanemate peale. Et siis mõte see, et või selline üks kasutusvõimalus siis see, et sul on perealbumis foto oma vanaisast ja sind huvitab, kas ka kusagil arhiivi sügavustes võiks temast foto olla. Saad selle siia üles laadida. Siin on põhimõtteliselt mingid sellist tehnilised piirangud on natuke taga, et korraga ta suudab vastuse saata kuni 8 näole. Seda sellepärast, et vastus tuleb meili peale PDF-ina, et muidu läheks PDF nagu liiga suureks, mis ta nagu jooks igale poole veebi avarustesse kinni ja jooks inimestele kohale. Ja lisaks saab ka tegelikult nagu siin on näha, saab oma selle arvuti või telefoniga ise ennast pildistada, saab selfie üles laadida ja lihtsalt jällegi sellise huumori poole pealt vaadata, kes on ajaloos sinu sarnane, kõige sinu sarnasem olnud. Nii. Kui hästi see siis töötab? Siin ma alustan siis hoopiski positiivsetest näidetest. Laadsin üles ühe ERMi fotokogust ühe Alexander Tõnissoni foto. Leidis kenasti üles, et seal on ka nägu peal sellel fotol. Ja ta saadab siis selle PDF-iga saadab 200 kõige tõenäolisemat tulemust fotisest. Ja näeb, et esimese osana väga kenasti leiab üles selle saa fototubletid. Aga tegelikult siin ka nagu edasi vaadata, siis suurem osa loomulikult on hoopis keegi teine kui Alexander Tõnisson, aga siin-seal ikkagi leiab ka mõned teised fotod üles. Seal hulgas ka mõned, kus tegelikult Tõnisson ei olnud üldse kirjeldatud, ehk siis puhtalt fotisest Alexander Tõnisson otsides ei oleks seda fotot ka leidnud. Toon ka ühe näite siis sellest kasutusnäitest, mida ma siin nagu enne juba välja reklaamisin. Laadisin üles foto oma enda vanaisast, kenasti leidis üles ja alguses küll tuli siin kõike muud kui, aga kusagil
leidsin ka täitsa foto oma vanasest üles. Nüüd me tuleme selle nii-öelda negatiivsema poole, et esiteks ma teadsin, et mul vanasest foto olemas on, et siit on äkki võimalik nagu hea näide ettekande jaoks tekitada. Aga lisaks ma ka tegelikult laadisin üles mingi 4-5 fotot vanasest, kus ta on nagu suht samal ajal pildistatud, vuntsid olid ka samad ja ainult selle ühe puhul ta leidis selle õige tulemuse. Siin oma osa tõenäoliselt, kui ka vaadata neid variante, mängib see, et see nii-öelda peapositsioon kaamera suhtes, et need on need 2, kus tal nagu pea on alla poole suunatud. Et sellised asjad tegelikult mängivad päris palju. Ja tegelikult ka Aleksander Tõnisson, eks ju, see sama tulemus, mis ma enne näitasin, väga palju fotosid, mida Tõnissonist ei leitud seal. Lisaks, kui ma panin ka meie enda kogust lihtsalt ühe teise Tõnissoni foto katseks üles, siis jah, ta leidis selle foto enda üles, aga rohkem ta ühtegi fotot Tõnissonist ei leidnud. Ehk siis jällegi, et selliselt, kui piisavalt palju katsetada on teatud lootus nagu positiivne tulemus saada, jällegi kuskil see esivanemate puhul on üldse, et kui sa siit otsid, siis sa ju ei tea, kas nendest on üldse arhiivis fotot või ei ole ja paljudest ju ka tõenäoliselt lihtsalt ei ole või et selles mõttes ei olegi nagu lootust positiivset tulemust saada. Et jah, võibki siis nagu natuke öelda, et selles mõttes, et nagu need mõlemad, nii see objektituvastus kui ilme, neil on praegu suur osa nende väärtusest on just selline mänguline meelelahutuse pool. Aga siiski on praegu juba nagu mõlema puhul nagu ka sellist positiivset tulemust näha ja lõpuks ongi, et see on nagu selline esimene katse, et me peame nagu mõtlema, et meil mingeid otseseid plaane praegu pole, ongi, kuna praegu alles ka avalikult hõikame välja, et mingeid otseseid plaane, kuidas me sellega kõigega edasi lähme, ei ole. Et jah, näete siin tundisi tulemust, et kutsun ka teid lihtsalt siis üles, et nagu katsetage ka teie, avaldage arvamust, et äkki annab siin ka midagi mäluvastustega koos teha. Muinsuskaitseamet juba käis mingit meie jutul natukene vaatamis, mis me teeme. Et äkki mingeid suuremaid samme ongi just mõttekam seltskonnas teha. Ma tänan.